Ma tahan rääkida kogu sellest jamast, mis meil sotsiaalselt ümber toimub. Kuidas siin kivikõrbes ellu jääda, kuidas su energia kiirgab, kui sul käedal hoian tuju. Räpp on kõne, räpp on kas või see toost, mida sa sünnipäeval teed. See on kõik see on, kui sa uurid seda nagu selles mõttes laiemalt seda ajalugu, siis sa leiad, et näiteks esimesed lindistused, esimesed räpplood ei olnud üldse mustade tehtud, olid üldse valget inimesed tehtud. Üks on näiteks mingi rootslane tegi mingi 1920 millegiga vist siis ja nii edasi, et sa enne seda keegi ei tea ju, mis asju veel tehtud, sest mis need lindistusvõimalused olid nagu olid. Räpis on palju alaliiki selles mõttes, et kes teeb kunsti, kes teeb meelelahutust, mida iganes. Et kuidas iganes sa tahad areenil saad vahet ei ole. Selles suhtes, et see pungiajastu küll on möödas, aga mõnes mõttes on jällegi see, et su võimalused selle muusikastiili kaudu rääkida asjadest on täiesti vabalt olemas. Minu maa, minu inimesed siin kiki varvul ei tipi, ei sipid, kuula mu lugu, kas või ripid, pohhui kõigil omad nipid, kõik on Tim, Okim, Semi, Kares, Sim, mis seis on. Tripin oma teel, pohhui, mis on ees, kõik olemas, võtan veel. Muusikaga tegelenud ju tatikast peale, aga see ei ole nagu ligi lähedal. Ma ei suutnud, ma arvan, isegi sellest unistada niimoodi, et mis nagu loomevabadus ja mingid asjad on võimalikud üldse. Ise elad nii oma mingis tsoonis, oma maailmas, et seal ühel hetkel ei saa mitte midagi aru, mida sa teed või on see normaalne või ei ole või mis iganes. Aga sellest on ükskõik ka. Et ma tahan lihtsalt nagu ennast välja elada. Viskaks kopa ette see mingi jaur ja tühi möla, mis kõigil käis nagu. See võib-olla koguneski selleks eelmiseks albumiks, Broadman 14. Et seal võib-olla läks vähe isiklikumaks ära see. Aga nagu ikka räpimaailmas on see teema, et kui sa nimesid nagu teinekord nagu täiesti otse ei nimeta, kuigi kõik saavad aru, kellest sa räägid, siis on nagu nii, kõik on nii vait. Relvitud inimvaret ei taha keegi, põrgub iga toitu mu nektarist. Mu kirjatükid õhutavad ketti rebima, nämmutatud ajalugu tükkideks rebima, võrdsedest võrdsemad ette rebimas. Võtan paljud kaasa enne kui kebin, laske mind välja sest vanglast. Ma vaatan, mingi tatikana sai Dr. Albanit ka isegi järgi räpitud minu mõttest. Siis tundus see ka nagu okei olevat. Et see oli nii huvitav oli, vaat hoopis teine asi, seda laulu ja seda mingit kaverdamist oli kogu aeg nii palju ümberringis, nagu nii igav. See ei pakkunud seda, energiat ei pakkunud. Räpp pakkus. See ei kõvasti paugutatud, selle 90-ndate teema oli nagu nii, see kõik kaklesid oma vahel, mingi hull, mingi madistamine käis üle Eesti ja värki vaata mingite nii-öelda selline uue ühiskonna paikapanek, mis iganes. Ja siis selle sees nagu oli, ma ei tea, päris lõbus oli kasvada nagu. Ja see räpp oli omal kohal. Ma olen püstol reporter, alati ei pääse terve nahaga. Tahan teha, mida tahan. 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 Minu jaoks Erorist räägib, nagu terve see album räägib lugu. Ühtegi lugu tegelikult sealt välja jätta ei saaks. Endale nagu kõige tähtsamad on segadus, puudutus ja loomulikult Megatroll mees. Sest Megatroll mees on ka mingisugune nagu minu jaoks mingi uus algus, ma ei tea, ma ei oska seletada, lihtsalt oma peas mingid asjad jälle. Lihateedil nagu ka 100 000 mugavuspagu last iga hinna eest tööle nagu lagu tagurda või su paks magu maas loll poliitik või troll lolololl eluline teema samas nagu kui Megatroll mees sündis koostöös Salisiga. See oli selline nagu suhete üles soojendamine või midagi, et ühel hetkel ta oli mulle midagi pakkuda ja
mulle räigelt meeldis see, eriti sellepärast, et see on lihtsalt mingi eriti haige sünt. Hei, kus mu papp on? Tean sa juba... Selles mõttes kõige paremini võib-olla räägib selle albumi kokkuvõtte ära segadus. Räägin valust ja valust, ma muidu ei saa. Pean tegema mis tahan, sest ma muidu ei saa. Otsin meelelahutust, ma muidu ei saa. Ta tahab mind endasse, peeglist vahib teemon. Segaduse videot oli väga lõbus teha, nagu see Ants Martiniga widescreenist seda nagu koos tegime. Ilmselt kõige lõbusam osa sellest oli see, kuidas sealt Õika tornmaja katuselt tipust kukkuda alla, siis nagu korruse võrra. Et see, et sa tead, et seal all on mingisugused nagu turvaelemendid ja mingi tüüp peab äreval valvet, et ja ma siin vaatan, et sa nagu siin väga nagu ääre peale ei kukuks. Ja, okay. Siis üleval sajab vihma, mingi tuul on ja siis... Aga nüüd teeme nüüd niimoodi, et ära vaata nagu kuhu sa kukuda, et vaata nagu kaamerasse, lihtsalt lase lahti. Nagu kuku, okei. See oli omaette kogemus. Nagu. Ma tahtsin nagu, et ka ülejäänud võttegrupp kogeks seda. Enamus ei tahtnud millegi pärast. Ja mahvi chillin pahvil, lagunen algainesse ja lasen lahti. Mis nagu nii-öelda sulle on nagu tõestanud seda, et sa teed õiget asja? Ma ei tea siiamaani, mida ma teen tegelikult. Ma